Podoluzin, number 20 Modu Tambedu, 7 Danil Tarasenkov, 6 Kristjan Kask, 26 Rommi Siht. Palju tagaliin ilmselt vahel. Nüüd leitakse siit päris hea läbisööduga ettepoole Jüriso pääseb Pavlovi vastu jooksu ka. Kas tuleb siit pealelöök? Jüriso läheb pealelöögile, aga Pavlov tõrjub selle ja 6. minutil saab Kalev esimesed nurgalöögi kätte. Ja see konksub parema alaga, tuleb pealelöök, see lendab väga hästi ja seega jah, ülisuure soosikuna Nõmmekaid nähti, aga siit tuleb hoopis Kalevilt eemalt korralik pealelöök. Pealelöök tuleb uuesti kaitseliin vahel. Marililt nüüd eemalt pealelöök ja see lendab ristnurka. Mis ei saanud enne ära tehtud mitte kuidagi, see saab nüüd tehtud niimoodi, et Kalju asub seda kohtumist 24. minutil juhtima. Mõtlesin siis eelkõige seda, et ei saada palli kuidagi raamida vahele, aga nüüd kohe, kui esimesest korda saadakse, siis saadakse niivõrd hästi, et pall ristnurka lendab ja Sander Liiker nagu Panter hüppab seal, aga ei suuda seda. Nüüd on Kask jõudnud Karissalu lähistele palliga. Tarasenkovilt pealelöök, see lendab päris ohtlikult. Patrik Eevs Karissalu taga. Kas läbi see löögile siiski madal tõste tuleb? Suudab ennast Shabiri pealt maha keerata ja siit veel pall tundub, et ei käinud üle joone ja antakse viga ka hoopis Kalju kahjuks Kalevi kasuks. Aga pööre oli hea ja pikkade pallide andmisega ja samuti nende ühe puutega ettepoole andmisega surve all on Liiker hästi hakkama saanud. Siit tuleb samal ajal aga sööt läbi Shabirilt pealelöök. Kalevi tagaliin suudab ennast vahel sättida, aga teine olukord on lappima. Kalev ise uuesti tuleb parema alaga pealelöök, see lendab Musoliitin, kes siin juba enne sai vormi selga. Ikka veel liigutab seal võndusasju teha, samal ajal Liiker teeb väga hea tõrjejoone peal. Tempokalt tegutsedes hetkel tagasi. Tuleb siit pealelöök ja see ennast selles kohtumises sööduga tahab poole. Šurõgini leiab Šurõgini pealelöök, see võtab ohtliku põrke ja Pavlov peab ühe käe. Kilerme konksutab ja läheb Sutšukovist mööda ka Rikošett ja selge edasiminek, aga kokkuvõttes ikkagi kaotusi, et leitakse nüüd siit käärlöögi. 7 kuskilt. Lükkab Patrik Eevs Šurõgini hästi olukorrast välja. Tõste tuleb peaga, pääsetakse löögile ka, aga Liikerilt jäutama siiski mitte. Paremal äärel Jürisoole annab. Nüüd tuleb tõste ja Pavlov peab seal sekkuma. Päris palju ruumi tal liiduda on, jõuab Karissalasse. Orlov suudab ühe puutega selle Karissala joone juurde jätta ka Kilermelt pealelöök ja see lendab värava latti. Hästi läks ühe puutega Kilerme keerutama ja Liiker hüppas ka nii mis hirmus, aga järjekordselt kolistab Kalju värava raamistikku. Sööduga Ivanovi vabastab, jõuab Ivanovi otsanka pallini, siit tuleb jätkaga. Talu võtab kiirust üles, Patrik Eevs tal küljes ripub ja jääb Talu otsuse tegemisega hiljaks ja läheb pall lõpuks temast üle küljejoone. Pukk annab vilet, see kohtumine on lõppenud. Nõmme Kalju 1, Tallinna Kalev 0. Lõi Kalju oma värava vaba poole ajal ära ja Pavel Maarin, täna Kadrioru staadionil 1-0 võit Tallinna Kalevi üle. Tundus, et tuli raskelt. Räägi, millised on sinu esimesed mõtted peale mängu? Ja, et tulime juba siia mängule selliste mõtetega, et tuleb iga hinna eest 3 punkti ära võtta, et vahet pole mis jalgpalliga, et meil on väga raske periood selja taga meeskonnale, et tegelikult see tõmbab tühjaks need kõik karikamängud ja finaalid, need minutid, kilomeetrid. Et tulime siia 3 punkti järgi ja vahet pole, kuidas see tuli, et me oleme rahul. No avapoolel lõite selle ainsa värava ära, seejärel veel mitut head šanssi omasid, et seisu duubeldada. Teine poolek suhteliselt sarnaselt võtmes kulges. Mis vaheaja jutt täpsemalt oli, et kuidas teine poolek püsida? Kalevil ka oli näha kohe, et kui nad tulevad, siis on ohtlik. Ma arvan, et me vaheajal oli siuke rahulik, et toetasime üksteist ja tahtsime samamoodi nagu jätkata nagu esimese poole lõpp. Et ja algus võib-olla oli sama natuke rabe, aga juba lõpupoole, kui värsked mängijad tulid, siis natuke adapteerusid ja ma arvan, et jälle oli meie käes mäng. No sinu enda puhul said nüüd ka punni pealt tervisega muresid olnud, aga esimene värav tuli, selle üle usutavasti on ikkagi päris hea meel. Ja, et väga hea meel, et kui sain teada, et põhis, siis ikka tahtsin väravat lüüa ja aidata meeskonda, et väga hea meel, et see tõi 3 punkti täna tabelisse. Tervisemuredega et ma ei tea, tuleb võib-olla kirikusse minna nüüd vabadel päevadel, et kogu aeg on mingi üks probleemi nagu ajab takka. Et nüüd me saame mõned vabad päevad ja ma loodan, et saab vormi hakata koguma, et treener saaks arvestada täielikult minuga.
Tundub jah, et see paus tuleb siin koondise mõttes õigeaegselt, et saate peale karikafinaali ja seda Paide kaotust, mis oli ja selle seeria siin lõplikult ära lõpetas, korra akusid laadida ja siis uue hingamisega tulla. Ja ma arvan, et see tuleb ideaalsel ajal. Seda on hea kuulda. Pavel, ma tänan ja soovin palju edu. Aitäh! Ja tuleb meie juurde ka Kalevi kapten Danil Sotšukov. Danil, tervitus! Sinu puhul 0-1 kaotus täna, võitlesite kõvasti, hingestatust on näha ja see jäi kindlasti kõik ka platsile. Räägi, millest jäi natukene puudu, et täna siit vähemalt punktki võtta? No hea töö oli meie poistelt, aga see on miinimum, mida me peame iga mäng nüüd tegema, et see võitluslik pool. Aga rünnakus oli meil paar võimalusi, aga no kahjuks täna ei löönud sisse ja Essa poolega oli Taavi 1-1 väga hea võimalus. Aga niimoodi ongi, et oleme hea töö, teeme hea töö kaitses ja siis tulevad need väiksed võimalused, neid tuleb sisse lüüa. No teisipäeval Tammeka vastu totaalne fopaaset leidis, aga hetkel seda mängu vaadates Kalju vastu tundub, et see oli täiesti unustatud ja olite täiesti uute mõtete ja olemisega peal. Nojah, iga mäng on uus algus, et tuleb viimased mängud nagu meelest ära jätta ja siis võidelda nagu täna. Et nagu ma ütlesin, et see on see miinimum, mida me peame iga mäng nüüd tegema. Esimesel poolel Maarin korra teid karistas, seejärel paar momenti neil veel olid, ühe olukorra puhul ise püsisid hästi 2 korda ees ja see läbi seis ei muutunud. Teisel poolel suhteliselt sarnases võtmes mäng kulges, et mis sa ise kaptenina meestele vaheajal ütlesid, et kuidas jätkata? No me rääkisime, et nagu üldkokkupildis, et see mäng meil toimub, et Kaljul on raske ja me teadsime, et nad hakkavad suruma ja siis meil tekivad nagu kontravõimalused ja jätkasime niimoodigi teise poole mängimist ja siis olime, nagu te nägite, mängu lõpuni nagu sees. No koondise paus nüüd aset leiab, mõni nädal saate mõtteid koguda ja uue hingamisega peale tulla. Tunned sa, et Kalevi jaoks see tuleb õigel hetkel, et siin Tammekal mitte lasta liiga eest ära minna ja püsida veel konkurentsis, et mitte otse välja kukkuda? No jah, ma arvan, palju noori poissi saavad koondises mängida, et see on ikka hea, et ja need mõned vanemad mängijad saavad puhata. Seda on hea kuulda, tänan.